1, action. Tere sõbrad ja tere tulemast järgmisesse videosse. Eelmine nädal video jäi vahele, sellepärast et ma olin vahepeal haige ja ma käisin maal ja siis mul ei olnud mingeid väga videoideid. Ja ega täna ka midagi erilist ei ole, aga selles suhtes vaatame, mis välja koorub. Ja ka täna tuleb vägev päev, sellepärast et mu 2 parimat sõpra on meil külas. Tere. Teistis on näidatud veel spetsiaalsest kohast ööl, kus ei tohi näidata. Ja teine on salastatud. Ja mida ikka oma sõpradele head teha, kui mitte hommikusöögiks French toast. French toast, jah. See on nagu üliäge, viimased kõik mu kliendid, kes on nagu seda hakanud siin proovima, hakanud hommikuti tegema, iga kord nad kiidavad, nad on nagu nii sillas selle, sest nagu hommikul saad nagu nii head sööki süüa. Sõbrad ka kiidavad. Jah, nii et kuidas siis seda teha ikkagi, mul tuleb vahepeal küsimusi, millest ma teen, kuidas ma teen. Kas sa ole sellest videot teinud veel? Hea küsimus. Millest sa oled, elad? Olen, aga ma ei ole võib-olla nii in-depth läinud, et kuidas, mis, kui palju. Let's go in-depth. Aga sa tavaliselt maasikad ei pane ju, täna on maasikad ka või? Täna on maasikad ka. Täna on maasikad. Maasika hooaeg. Need on mingi, ma ei tea, Kreeka baasi maasikad. No võtab siis saia külmkapist välja või sealt mis külmkapist. Nonii, mis meil saiaks on? Praegu on 2 sellist valikus. See täisteras Epic, siin on nagu vähem kaloreid. Ja see oli lihtsalt soodukas. Aga täna läheme sellega, see on natukene pehmem, samamoodi nagu Outfit on tegelikult üks kõige parimaid valikuid. Outfit on nagu hästi hea pehme, ta tõmbab kõik selle niiskuse endasse sisse ja siis ta jääb selline mõnus plapi. See on natukene kõvem, aga siin on jällegi vähem kaloreid. Võrdlemisi. Niisiis, iga hommiku ma ärkan, tegelikult ma ei söö enam hommikust ja ma söön kuskil päeva aja seda esimest miili. Siis ma tulengi siia kööki, võtan muna valge, sellepärast et meil praegu on dieet ikkagi, meil sööb terveid mune. Ja ma teen praegu nagu enda portsjoni jagu ja siis pärast ma teen nagu teistele ka, sellepärast nii on mul on vaja endale teada saada, palju ma täpselt ära söön. Siia läheb 200. Ja tavaliselt ma kasutan mandlipiima või mingit muud väiksema kalorlusesusega, aga täna on tavaline piim, sellepärast et täna on pidupäev. Seda 3, tähendab 100 ja järgmiseks mingid stevia dropsid või siis maitsestajad. See on selline kuudi omad. Neid läheb siia 1, 2, 3, 4. See teeb sellise, natukene annab sellist magusust, aga mitte liiga palju, mis on täpselt paras. Seejärel juba läheb pann käima. Selline medium heat. Samal ajal võtad kahvli. Klopsid selle ilusti siit valmis. Samal ajal käib siit kapist, võtad kohe cooking spray, oliiviõli või see kookosõliga. Lased seda 1, 2 olemas. Taas ma söön umbes 6 toasti. Täna ma söön 200 grammi. 8. Ega muud ei olegi, põhimõtteliselt sa kastad selle saia siia sisse ja nüüd ta läheb siia panni peale. Ja ma ükskord võtsin aega, see võttis täpselt mul 7 minutit, kui ma niimoodi järjest siin, kui sa tead nagu mis... Algusest lõpuni või? Jah, 7 minutit. Nagu selles valmis ka või? Praetud või? 7 minutit. Praegu on sul 5 läinud. Koos rääkimisega. Okei, ütleme 3 läinud. Aga miks sa muidu soovitad sellist hommikusööki teistele? Ma tunnengi, et kogu su dieet võiks selline välja näha, sa peaksid sööma sellised toite, mida sa armastad, mis sulle väga meeldivad. Ja see on üks nendest. Millised on veel teised valikud, mida sa võiksid endale teha? Muna, putru, võileivasid, kõik see asju eks tegelikult. Aga kui sul on selline sweet tooth ka veits, et sulle meeldivadki magusad asjad ja kui sulle meeldivad koogid, siis minu arvates see on nagu üks selline asi, mis annabki sellist koogi tekstuuri või koogi maitset. Millega tegelikult tegemist on üldse, see on ju munasai, meile kõikidele vanaema emad kunagi tegid ju munasaia. Muna,
suhkruga klopsid läbi, sai sisse, tavaline nisu sai ja läks pannile. Ja see on lihtsalt tervislikum versioon sellest. Anaboolik. Igale ühele tuli siis mingi 8-7 toasti. Blueberries, strawberries, võt see asi. Seda keegi veel ei ole, Sander ja Karen ei ole veel proovinud. Kes 7 sai muidu? Mis 7? Kes 7 tausti muidu sai? Sa oled küll 8. 8 igastades. Kas me viime kordi proovid seda? Ei, seda te ei ole proovinud. Okay. See on üks kõik, ma panen seda igale poole praegu peale. Haigit ja. Mis saama hakkab? Saama hakkab täna selga ja fookuses on selja thickness. Ehk siis heavy rows, heavy pulls. Mis vaatab. Ja Mustika Jimmy. Parim saal praegu meil siin. Jep. Powered by Pulsi Pre, muideks. Kui te tulete Mustikasse, siit ma olen saanud, siit tuled iga päev. Siit ma olen saanud täiega odavalt knockouti 14 €. Enam ei ole jaa, see on välja, kõik on välja müüdud või ära ostetud. Siit automaadist igastest vahest jopeb saab päris hea hinnaga supplemente. Esimene warm-up harjutus. Tegime siin niimoodi, et 20 kordused, esimene seeria 20, 15, 12, 10. Eesmärk võimalikult palju verd lihasesse liigutada. Kõik ilusti soojaks, siis lähme esimese jõuharjutuse peale. I'm letting go of what I had. The forward that came to me was the light after the deep dark. Kiire trend tehtud, üks tegi, teine tegi, tegime kiiresti rinna läbi. Käeharjutusi ei filminud, aga seal panime ka superseeriad, Beat Street ja valmis saigi. Aga nüüd me läheme rännakule. Hingamisrännakule. Miks me sinna läheme üldse? Kelle mõte see oli? Minu mõte, ma olen ammu tahtnud minna. Elo, minu mõte. Mul oli elu kiitis seda. Okei. Sass on tahtnud ammu minna ja Elo üks sõbranna kiitis seda, nii et me igastes lämme sinna nüüd. See kestab 2,5 tundi ja öeldi, et kui teil on mingid suured probleemid, siis ärge tulge. Ühesega mingi rohkem kui südameprobleemid, skisofreenia või mingid... Aga mis selle eesmärk võiks just olla? Eesmärk ongi mingi stressi maandamine näiteks, siis mingisugused lapsepõlve traumad või millega tahad tegeleda läbi hingamise, siis vererõhku alandab. Jagab muljeid? Nagu, mida kõigile jagada, aga jah, ma ei tea. Mul tuli ikka päris palju sealt asju välja. Sest see algas niimoodi, et me seal natuke venitasime ja siis me raputasime ennast ja siis me mingi tund aega vist. Mediteerisime ja kuulasime. Tund aega oli hingamist. Tund aega oli hingamist, kus me siis lihtsalt olime kõik selline maas pikali ja siis
kõik hingasid siis nii nagu nad enam-vähem tahtsid. Heli ja... Mingi muusika oli kõrvas ja siis keegi käis seal kõristiga ja seal lasti mingit tossu meile näkku ja mingi vahepeal käis mingi disko. CO2 trahv. Päris selline huvitav kogemus. Üks kõige huvitav kogemus üldse, mis mul on olnud. For real, mul oli väga jõhker. Nagu ma olin nagu seal nii palju erinevaid etappe oli, nagu nii palju erinevaid tundeid käis läbi, nii palju erinevaid nagu emotsioone kõike, ma ei tea. Ja ma ei saa, kuidas see transformeerus, nagu kas see heli siis nagu siis mõjutas meid. Nagu see erinevad helid mõjutasid meid erinevat moodi või. Üks kord oli nagu füüsiline, siis teine kord oli emotsionaalne, nagu mõtteline. Te nutsite ka või? Ei, me nii kaugel. Ei jõus, mul oli. Sa normaalselt pillisid seal. Aga sa tundsid ära jälle või? No sa olid mu kõrval ju. Ma mõtlesin Karelu kõrval, ma olin jumala tiim. Ma olin ise. Ma olin nagu, lõpus oli mingi beebis ja istus. Ma olin nii oma traumadega. Ja siis mul hakkas naer, järsku hakkas mingi lambi kaasa, tuli nii lihtsalt südamest naer, siis kuulsin Karel hakkas järgi panema. Aga see tuli, ma ei tea, kust see tuli, see nagu lihtsalt tuli. Ja siis järsku läks jälle kurvaks ära, tundsin, kuidas mingi tume pilt tuleb silme ette ja jälle räigelt pillima lihtsalt täiooga. Teemonid on kehast välja aetud ja siis tuli selline väike idee, et võiks reactida enda vanadele videotele, mis me... Kunagi ammu Saulsi konto alt tegime. Praegu on konto nimi küll muutunud, aga mõningad leidsid siin, mida reactida, 2-3. See vist meil oli mingi teine video, 3. video. Esimestest võistlustest oli see video igastahes, kus me võistlesime ka algajate võistlusel ja võistlus oli Pärnus, Salmes. Ei, Salme on Tallinnas. Pärnus Spa ja Sportkesk. Spa ja Sportkapp, õigus. Okei, hakkame algusest vaatama seda siis. Ristos Rederes, fuck. Jep. Paskelli kvall. See vist 29. aprill või? Ja oli vist jah. Ei, 1. aprill oli see. 31. aprill. Märts. Üks päev on jäänud võistluseni. Täna võtame chillit suhteliselt rahulikult. Sööme nagu veits isegi rohkem kui tavaliselt. Süsivesikud on kõrgel ja algutrassad võib-olla veits madalamal. Süsivesikutega oleme ka mänginud niimoodi, et mina alustasin nädala alguses. Spetsialistid. Tõstsin iga päev 50 grammi. Tänaseks on nüüd on juba 350-400. Mis sa tegid? Mul oli 4-5 päeva oli täiesti null põhimõtteliselt süsivesikut. Ainult nendest juurviljadest tuli, aga need lähe arvesse. Ja siis hakkasin tõstma. Kolmapäev hakkasin sisse laadima, kolmapäev, neljapäev, täna kolmas päev, kui ma laen sisse mingi ka 350 umbes, 400 sama umbes. No enam-vähem, nüüd hakkab nagu vorm nagu muutuma paremaks. Ma arvan, et homme on see piik siis ikkagist. Täna õhtul läheb veel nüüd esimene kiht Krimmi peale. Karvale. Mis sa arvad üldse meie valmistumisest? Kurat läks paigast. Mis sa üldse arvad, mis meie valmistust, nagu kuidas me selle... Me tegime ka 3 kuuse preppi. Ja selleks oli 2,5 jah, 2,5 jah, 3,5 kuud jah. Kahel võistlus käisime, see oligi esimene ja siis teine oli kuu lõpus, siis aprillis. Aga mis sa sellest arvad, kuidas me selle valmistusime just enne seda? Kõlas hästi või, et võtsime karbsid alla ja siis hakkasime laadima ja hakkasime õigel ajal laadima ja... No eks me ka väga ei teadnud, mis me täpselt teeme, vaata, me proovisime kõik asjadest läbi ja ma arvan... Me alustasime millestki. Kattimist on varemgi teinud, et nagu oleme proovid erinevaid variante ja võistluseks võtsid ikka seda väikest teistmoodi, vaata, see oli siuke suurem pressure peal. Kurat, enne esimest võistlust oli baseerima osad korras. No, kuidagi minust tuli see naturaalsemalt välja vaata. Teine... No sul olid mõlemad võistlused baseerimised. Jah, mitte kohtunikud arvast. Või sellest kohtunikud ei sobinud transaction.
Edgar grimmis meid, Edgar õpetas meid esimesi võistluseid akuvedelikku jooma ja asju teha. See oli naljaga tegelikult. Laupäeva hommik ehk siis võistluspäeva hommik. Autos on nii külm lihtsalt. Ärkasime küll, ma olin 5 üleval, tegelikult 5:30 äratus küll, aga siis magame tagasi. Sõidame linna, otsi võtame peale. Hommikust sõime 3 muna ja kaera helbeid natuke. Ma panin natuke vett peale, Sander pani Maaberki võid. Maaberki võid, jah. Ja käisime pesemas, pidime selle esimese kihi maha lõpetama. Naljakas seekord küll me vist enam ei tee esimest kihti ja siis teist kihti. No niimoodi, võistluspäeval esimene üks kiht ja siis, või no kui on vaja võistluse ajal ka, aga... 2 kihti ma just ütlesin, ma tahaks seekord 2 kihti, aga mitte nii, et üks päev, et ööseks teed ühe kihi, ei viitsi küll magada sellega, jah. Et võistluspäeval ma tahaks seekord 2 kihti, sest päris paljagi iga pool öeldakse, et liiga vähe on seda grimmi. Võistlus iga pool ka, mäletan üks see, käis ringis, aga treener viimasel võistlusel lahtis. Mis ta ütleski? No naljakad ütles iga see, liiga vähe grimmi, igale venna ütles. Me jäime küll tumedad ja värki, aga siis pidi ikkagist, ma ei tea, pidi ikkagist olema tähtis, et sul on vist seda ikka korralik peal. Vist küll. Selle grimmi, jah. Siis soengut tegime. Kareen jõudis ka lõpuks, nüüd on kõik poisid peal. Alo, Kareen, mis ta? Pärnu Sippe, tulevad! See Aibi jääb, okei siis ta oli taha. Tuju oli hea, ma mäletan esimene võistlus, aga... Pärnusse sõidud on alati sellised, et vahest läheb kiiresti, vahest ei lähe, siis sinna minek on hea ja siis tagasi on. Ole, mis teed seal? Hotelli juurde. Siis ta veits kõndida, kell 9:40, jõudsime veits varem. Hakkab registreerima ja siis ootame veits. Kohe jääsime minna. Chillime. Võtsime päris palju marginiini võtnud iga mingi 2 tunni tagant, siis peaks puhkefekti tekitama, loodame tekitab ka. Ja arginiin oli meil mingi selline imeasi, mis pidi hullult pampi tekitama ja tegelikult on arginiin, ei lähe su liveris maksas, ei imendu üldsegi peaaegu üldse. Nii et suht lambi toode. Nüüd on science. Science siis. Vaja kuradi rohkem tutvust teile. Risto mõttes selle transactioni välja. Palun, kui ma läheb, hea mõte. Mitu vlogs on meil nüüd, teine või 3 või? Esi. Vlog. Kuskil seal, jah. See oli esimene kord, kui meile meiki tehti. Ei ole, mul oli teine, ma olin ükskord Selveri plakati peal. Santurile pannakse veel üks kiht peale, et oleks ikka kõik ühtlane ja ilus. Ats sööb oma viimast miili. Siin meil ühed poisid saavad grimmi peale. Showtime, baby. Number 8. Frederik Mikkel välja, number 9. Andrei Jasper, number 10. Risto Saul, 11. Sander Henri Saul. Läks, kui seda seisma, et mingi lihtsalt rivi seisma paneks. No ju rahvas. Ai veel. See kulbi veeretamine oli ikka teemana. See oli hea, me saime täpselt keskel mõelda. Team Soulster. Elmar Oppermann nimi. Eesti keeles. Eesti keeles ei oska. See on siis nagu teine call-out praegu vist või? Ei ole, see on mis lambi call-out, siis need vennad olid ju top 3-s, 4-s ka. Just, üks on sellest. Aga lihtsalt võeti üks rivi ja teine rivi, seal ei olnudki call-out, call-out tulid hiljem vist. Esipoos on mul ikka nii halb, ma pean seda kõvasti tööd tegema. Esiteks õlad on nii eri kõrgusel. Ja siin on ma valed kätt ees. Hops ja panin. Aga nagu siis naturaalne nägi välja vähemalt. Naturaalsem. Siin tuleb. No nii, Peep tuleb mind õpetama siin. Mind alguses. Me ikka normaalselt fleksisime üle seal ja nagu jõhkralt hoidsime, aga nagu me ei teadnud vaata väga paremini. Ja siis
mäletan, minu numbrit öeldi mingi 7 korda number. Aga sa ei teadnud numbrit enne või? Ma olin, kus ma mäletasin, ma olin mingi Adrelika paugu all seal, ma ei saa mitte sitta kõrva. 11, väga natukene häppen. Eder räägib sinuga, Peep õpetab meid. Sa kurat aru ei saa. Ta tuleb ikka minu juurde. Ta rääkis Ristoga, mitte minuga. Ta rahule mind. Ma olin 12. Aga sa said siin Essa koha ju. Siin sain jah. Kuidas sats nii pruuniks sai siin? Ta ei olnud tändis, aga jah, huvitav jah. First call out siis nüüd. 11 ja 12. Sa said keskele. Lakib päästa. Isegi kui see käsi on valet pidi, ikkagi see näeb suht okei välja. Külle pealt vähemalt. Esi ja tagant on jälle. Nüüd jälle. Said kõelaks ära. Jalad on liiga sees. Mõlemad peaks veits rohkem välja saada. Mul oli eriti veel, sul oli nagu natuke. Aga kas see neid huvitab, kui ees poos, kumb käsi ees on, kumma käega seda ei koitaks? Sellel võistlusel me pidime jõhkralt kaua fleksima minu arust. Nagu täiega olime lava peal nagu nii lihtsalt väriselt. Nägin, kus ma siit välja keerasin või? Tõmba tagasi. Oota, ma ei lähe veel. Erki. Veiko. Veiko. Let's go! Ma vaatan selle kohtunikku seda juba. Mis ta ütleb see lõpus? Ma ei saa aru. Kust Eesti teemast? Mairin. Mitte mainima enne, ta ütles, see kohtunik ütles selle peale, sa panid, et ära palun sellist poosi enam tee. Sa panid Mairin. Jaa, ma sain peaaegu disklahvisi või nagu disklahvi hoiatust oli, kus kui tuleb üks selline poos eelis, siis saad disklahvi, ma ei nagu. Sitaks hea oli, eks ju see minu korda. Koreen ütles mitu korda filmimata mind. 2 korda. Kareen filmis enne meid mingi naisi, tüdrukuid tükk aega ja siis kui meie kord tuli, siis sai kaamera... Minu kord tuli. No nii, siin tuli audastamine nüüd. On juba või? Siin ma mäletan, oli juba tunne nüüd. Tegelikult oli hea tunne, ma olin suht confident. Enda arust vähemalt. Oli ka olla, aga lihtsalt sul, jah. Poseerimine neile ei sobinud. Vot see hetk oli nagu... See oli su lowest point. Sa oled iga kord su pettunud. Ma naeratas. Ei, sa ei naeratanud, sa ei naeratanud üldse. Sa oled alati täiega pettunud. Absoluut, sa ei pannud kinni või? Ei, absoluutis me ei teisi. Seal oli mingi lühike... See oli Švedes või? Mingi brasiiliane või portugaalane oli minu arust. Oli portugaalane. Fuck! Tal oli hea vorm. Või noh, ta oli selline tait. Conditioned.
Condition jah. Me ei olnud condition siin üldse. Ma teises ka ei olnud. Absoluudis pandi ka kohad järgi ühe. Mis Veikost saanud üldse on? Jaa, Veiko poiss, mis toimub? Viimane poiss oli 2018 midagi olnud, kes ütles 2019, 12 detsember Instagramis ja Facebookis. Ja see oli see, kui need Stroopwafid olid teema vaata, või nad kuskilt tulid. Ma mäletan, kas Teini vist. Sa ütled ka seal. Elus või? Vist jah. Ja naljakas on see, et nüüd peale seda järgmist videot, mis me vaatame, kui me käisime Defconil, siis peale seda ma ei ole ühtegi Stroopwafit endale ligidale võtnud, seepärast, et ma ei jälest. Sõid üle või midagi, eks ju? Ma sõime normaalselt üle seal ju selle poole. Ma pole ka sõnnud enam, aga mul on täiega kerisid need. Ma ei tea, Ats oli tegelikult nagu terve prepi minu arust neid see. Tohiks nii hea olla, vaata. Ja no Pärnus siis muidugi Stefanisse pitsat sööma. Enam selliseid. Siin me nägin vaim. Enam selliseid cheat meile ei tee peale võistluse kõigi. Ma lihtsalt tegin kõik selleks üheks päevaks, siis oli mingi fuck everything. Nende kahvlite lubada klõbistama. Lärikänet. Helistab emale kord ebaausalt, see oli enda koha. Ja no, Port Arthur, noh jah. Aga see ei olgi Port Arthur just olnud, keegi ütles, et see ei ole Port Arthur. Port Arthur 1, Port Arthur 2. Aga me vist panime vale numbri siis vist. Keegi ütles mulle. Mul tuli mingi snap veel pärast kuskilt, keegi saatis mulle kellegi kaudu. Mingi show up on poes. Siin olid mingid tüdrukud, kellel oli pulmad tulevad. Minu arust nad protestisid seal midagi. Ei olnud mingid pulmad olid tulevad. Ja siis nad otsisid mingid, annetust otsisid midagi värki. Ja siis nad lihtsalt. Ja Sander never stop beating. Napoleoni kooki või? Nii on mingi. Oli Napoleon. Ma ei tea. Jääd seal, sa ei tea. Penitseerid. On penitseerid. Ma arvan. Cheat meali päeva peal läks mingi 40 nägu vist või? Doseerimine oli vales sellest... Liigast. Liigast. Tegime niimoodi nagu profid enam-vähem. Profid! Me tegime nagu profid. Aga me läksime kohe profideks otse vaata. Me mõtlesime saame pro-kaardid seal kätte. Kindlad reeglid, mida me ei teadnud, kuigi me küsisime järgi, kuidas asjad peaksid olema ja nagu selle järgi me tegime ka oma treeneritega nagu... Treeneritega? Üksteisega siis või? Meil ei olnud mingit treenerit. Siiamaani pole. No oli, no nagu noh. Edgar või? Edgar juhendasid meid. Juhendasist, näe, okei. Kogemusest rääkides ikka ülilahe oli tegelikult seal mingi backstage'is oled seal mingi
ülikiri jah. nii muus head, vaata ma ei protesteeri ka, ma ei vaidle vastu, vaata ja vajad seda asja. Oli küll.